Tunneta suve maitset koos testuuriga. Kuum päike ja muretu puhkus on vaid mõned liki kaugusel. Testuur.ee Tere kõigile Elustiilisaade TV3, minä olen Mark Anatoli Ein. Käib uus hooaeg ja nagu alati koos Elustiilisaatega ja testuuriga me reisime kogu maailmas ja avastame uusi horisonte. Aga praegu me oleme Türgis ja varsti saame teada, kuidas meie reis algas. Praegu on meiega koos testuuri esindaja Katrin. Tšau, tere! Tere Mark, tere tulemast! Uuel hooajal me avastame uusi horisonte ja milline reis meid ootab? Teid ootab ees väga põnev reis muidugi. Saate nii aktiivselt aega veeta, maitseelamusi nautida kui ka puhata. Miks Türgi on nii populaarne sihtkoht? Selleks on väga mitu põhjust. Türgi on meil väga populaarne perepuhkuse sihtkoht, sest et Türgis on väga kõrge kvaliteetiga kõik hinnas hotellid, kus on siis lastega väga mugav puhata. Et seal on tegevusi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Türgi on väga mitmekesine riik, kus saab siis avastada nii ajaloolisi vaatamisväärsusi kui ka nautida kaasaegsemat meelelahutust. Ööbite siis 2 erinevas hotellis. Esimeseks hotelliks on Paloma Grida, mis on väga värskelt renoveeritud hotell ja teiseks hotelliks on Spice Hotel and Spa, mis on sellises traditsioonilisemas stiilis hotell. Need 2 hotelli sobivad hästi nii teile kui ka meie reisijatele. Teid ootab ka meelelahutusprogramm. Saate minna põnevasse teemaparki, milleks on The Land of Legends. Ja ajaloolise poole pealt saate külastada Kaleiçi vanalinna, mis on Antalya pärl. Et igaüks, kes Antalyasse reisib, võiks kindlasti külastada ka Kaleiçit, sest et see annab edasi tõelise Türgi hõngu. Kuidas leida kõige parem reis? Kindlasti kõige parema reisi leiab testuurist muidugi. Ja meil on väga mugav online broneerimissüsteem, kus inimene leiab endale kõige sobivama pakkumise ja mugavalt ja kiiresti see enda jaoks broneerida. Lisaks on meil 2 müügiesindust Tallinnas, üks siin kesklinna Sporditänaval ja teine Ülemiste keskuses. Tahaks teada sinu soovid kogu Eestile. Mina soovin põnevaid reisihetki ja õnnelikke elamusi ja sulle soovin ma väga ägedat Türgi reisi. Elustiilisaade jatkub, me oleme teiega koos juba Türgis Antalyas ja see on 5-staari hotell Paloma Grida. Peamanager Levent Bey ootab meid. General Manager Levent Bey with us. Hello. Hello, welcome to hotel. Paloma Grida is located 700 meters from the downtown center and 35 kilometers from the airport and 45 kilometers from Antalya city center. Paloma Grida is being just completely renovated. Of course, stay in the origin of charm with the lush of the natural gardens. And we have 232 meter soft sand beach. We have the 9 swimming pool and 2 indoor swimming pool. Completely, we have 11 swimming pools in the hotels. And we have 529 rooms with the 13 different types. And we have big kids clubs, 4 a la carte restaurants, 1 big main restaurants. We have whole day long activities. We're starting in the morning yoga, sports. You can play the tennis,
basketball fields we have, and during the day we have the land sports, and the evening we have the nice show atmosphere, and the end of the night with the disco, of course. We will go to the lake houses now. I want to show you over there and talk about our room types. We have 529 rooms in the hotel. 300 of them the standard room, 40 square meter large, and 13 different of the type of the hotel. We have, for example, here is the league houses. This is for only adults. We have a big spa center with the 16 massage rooms, taking care of over there your skin, your health, and also the healthcare drinks they're offering you over there. And I think that now is right time to talk about gastronomic. As you know, that we are in Turkey. Turkish cuisine is a very famous worldwide. And we have one big main restaurant. We're offering over there breakfast, lunch, dinner, Turkish tradition food with the innovations. And on the beside of that, we have 4 kind of the a la carte worldwide. One is Wabi Sabi with the Far East restaurant, Curio steak restaurant, and dry aged meats you can find there. And we have Avare, Turkish kebab and mezes. And we have another one, Curious Mediterranean food. And also the hotel has a web on your smartphone. You can book your a la carte reservation, you can book your cabanas, and also at the lobby area, there is a travel agencies, tourist guides always ready for you. What you would like to wish to Estonia audience? You're very welcome. I wish you have a nice vacation at the Paloma Grida. Aga praegu on meiega koos meie personaalne giid Ksenia. Tšau, tere! Tšau, Mark! Tervitused päikeselisest Türgist. Tõestuur ja Peninsula tervitab teid siin. Miks üldse Türgi on nii populaarne ja milline on siin õhkkond? Kusjuures tead jah, et Türgi meil on väga populaarne. Iga aastaga siia tuleb rohkem ja rohkem puhkajad Eestist. Eelmisel aastal näiteks on siia tulnud peaaegu 100 000 inimest. Miks siis nii populaarne? Päike, nagu näeme. Muidugi on siin mõnus meri. Ta on türkiisi sinist värvi. Pluss väga lai valik erinevatest temperatuuridest. Alates aprillist, kus on 20 kraadi, kuni siis novembrini. Ja muidugi kõige palavamad ajad on meil juulis, kus on siis 40-50 kraadi varjus. Aga milline programm meid ootab? Järgmisena on teil ees ootamas teine hotell veel avastamiseks ehk Spice ja peale seda on ka ajalooline kultuuriosa. Saate tutvuda Antalyas vanalinnaga, mis on nimetatud Kale-Itši, kus toimuvad filmifestivalid. Nii pakume veel huvitavat sellist etendust, kus te saate osa võtta Land of Legendsi teemapargi külastus ja seal saate tutvuda Veneetsia kanaliga koha peal, kus siis kondlid sõidavad näitlejatega ja nemad esinevad teie silme eest, teevad erinevad trikke. Varsti me juba kohtume uuesti, aga ennem tahaks teada teie soovid kogu Eestile. No mida meie Eestile soovida? Muidugi päikest ja mitte ainult akna taga, vaid ka südames ja palju võimalust siia tulekuks ka.
Päike paistab ja meie reis Türgis jätkub ja see pole veel kõik, mis me saime teile näidata. Praegu teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. Alati teiega koos me avastame uusi horisonte ja reisime kogu maailmas. Ja varsti saame teada, millised päikeseprillid ja prilliraamid on moes uuel hooajal koos instrumentaariumiga. Nagu te teate, reisil räägin alati stiilist ja moest ning aegsasti panen end reisiks valmis. Moekad ja stiilsed riided kui kõige tähtsamad on aksessuaarid, moodne kohver ja päikeseprillid valin instrumentaariumi esinduses. Ja nüüd jagan peamisi trende ja tendentse, mis on alati moes. Nagu te teate, klassika on ideaalne valik. Reisimiseks valige igaks päevaks suurte raamidega prillid ja olete alati tähelepanu keskpunktis. Päikeseprillid on uuel hooajal muutunud väga nurgeliseks. Igapäevaselt ja ka tööpäevaks valige elegantne nurgeline vorm. Ja järgmine moetrend on geomeetriline mäng. Erineva geomeetrilise kujuga päikeseprillid on kogu aeg populaarsed. Geomeetriamängud jäävad alati üheks trendiks. Ärge unustage, et instrumentaariumi esinduses aitavad stilistid ja optometristid valida just teie näole ja välimusele sobivad raamid. Peamiseks trendiks, mis teile alati sobib, on mitmesugused erinevad tooted erinevatelt kaubamärkidelt. Kokkuvõtteks on moes klassika, geomeetriline mäng, ümmargused ja peenikesed prillid ja mida rohkem, seda parem. Aga meie reis koos testuuriga ja instrumentaariumiga jätkub. Elustiilisaade ja meie uskumatu puhkus Türgis koos testuuriga jätkub ja praegu meid ootab juba järgmine peatus ja 5 staari hotell Spice Hotel and Spa. Aga praegu on meiega koos hotelli esindajad. Ladies, hello! Hello, merhaba! Hello, merhaba. Welcome to Spice Hotel and Spa. Our atmosphere in an oriental atmosphere and the Marrakesh architecture. We have so much big areas, total 91 square meter, and inside the nature, so much green areas. Our interior design is inspired from the Marrakesh. We like a story of the Marrakesh areas. The whole territory of the area, like restaurants, pool, beach, they are also in the Marrakesh style.
Spice Hotel and Spa, and I know that you have many different type of rooms. Right now, you're staying in the standard rooms. We have 3 categories of standard room: land view, seaside view, and also sea view. We have 4 types of the villas. In the villa category, is also include the VIP service. The VIP service included in the beach area, the pavilions. All the day you can use the pavilion area. Also, in the dinner time, if you want, you can use our a la carte restaurants. We have the 4 a la carte restaurants. Except that, from the airport to the hotel, you will have the VIP transfer. Do you have something special, something extra here? Yes, we have. We have a penthouse room. Just 1 room is in our hotel. This penthouse is really beautiful and really big. This penthouse also 500 square meter and the terrace 180 square meter, the private jacuzzis. Inside the rooms, the private jacuzzi, 3 master bedroom, 4 bathroom. Also the dining areas, workspace, Turkish hammam, sauna, massage room. There's so much inside the details the room. Also, we are happy to welcome the Estonian guests, the penthouse. So the next stop is swimming pool area. Yes, we have 5 swimming pools. Right now, this swimming pools, the big ones, the 5,000 square meter. Another one's the Laguna names for the children and babies, some comfortable for babies. And another one is Aqua Park swimming pool. And the villas areas, the swimming pool. The last one's the spa centers, the swimming pools. We have the spa area. In the spa area, you can find the wellness areas too, like fitness areas too. If you want, we can organize also the special trainers too also. Let's talk about gastronomic. We have a main restaurant, name is Isot. They included the price, breakfast, lunch, evening, and the night buffet also. Also, we have 5 a la carte restaurants. Also, we have a Defne restaurant. It's a traditional restaurant. There's all menus that you can choose. You can take it in a Defne a la carte restaurant. I will enjoy my holidays and of course, what you would like to wish to Estonia. Estonia guests, we can say our beautiful suns, beautiful sea views, and beautiful water, and of course our beautiful inspired our hotel. We are waiting the Estonia's guests. Thank you. For the Estonia, I can say just enjoy your life and enjoy our hotel. We are waiting for you. Elustiilisaade, me oleme Türgis ja praegu on meiega koos uuesti reisi esindaja Ksenia, tšau! Tšau, Mark! Kuidas teie puhkus edeneb? No meil on uskumatu reis, mis meid täna ootab. Ma tean, et me oleme juba Antalya vanalinnas. Täpselt nii nagu meil on lubatud kultuuriosa just hakkab pihta ja saame teiega tänaseks tutvuda Antalya vanalinna osaga, mis on nimetatud Kaletši. Ja see on Antalya ja vanalinna sissepääs. Täpselt nii, muistne ja väga atmosfääririkas. Adrianose sissepääsuks ehitatud 2. sajandil ehk siis peaaegu 2000 aasta vana. Saame teiega siis peale seda linna sisse ja seal avastame enda jaoks kultuuri ja arheoloogia erinevad andmed. Selle jaoks meil on täna abiks kohapealne giid Rõdvan, nii et saame temaga tuttavaks. No, vaatame, mis meid ootab. Lähme! Nagu näed, kitsad tänavad,
fantastiline arhitektuur. Arhitektuur on peaaegu 700-aastane. Kõik, mis me näeme, kuulub Osmani impeeriumi ajal. Iga maja sees on tavaliselt ehitatud mitu korrust, kus saab siis alumisel korrusel oma igapäevase rutiiniga tegutseda ja teine annab natukene privaatsust. Alumine osa on tavaliselt ehitatud kividest ja ülemine osa on puist või muu materjalist, mis siis annab natukene varju, nagu sa praegu näed, ehk ei oleks väga palav, mis tähendab, iga ajal võiks tulla ja avastada enda jaoks midagi huvitavat. Nüüd oleme juba sadamas, nagu näete meie selja taga ja siin igal pool on palju erinevat laevi. Ühe nendest on ka piraadilaevad, mis pakuvad huvitavat reise tunniks, 3 tunniks või isegi diskoks. Mitte ainult see siin põnev on, siin on väga huvitavad kohad, kus saab maitsta roogasid ja muidugi mereanne. Nii et proovige, tulge! Jalutamme ringi ja ma ei saa aru, kus me praegu oleme, kas on vanalinna osa või uuslinna osa. Nii ongi huvitav, et siin on mõlemad. Minu poolt avaneb vaade vanalinna peale ja siis Ridvan ehk meie giidi poolt avaneb vaade juba uuema linna osa peale. Mõlemad on huvitavad, vanalinna osaga oleme juba tutvunud. And on the left side, Modern City starts with the statue of the founder of Antalya, which is second Attalos, the king of Pergamon Empire. So let's go to New Town. Let's go! Nii, meie seiklused tänaseks on vist lõppenud. Saime tutvuda Antalya linnaga, nii vanalinna osaga kui ka uuema linna osaga. Ja Ridvan on meil ka palju uut infot jaganud. Täname teda ja siis vist anname võimaluse edasi minna. So, thank you very much. And what you would like to wish to Estonian audience? You're welcome. First of all, after watching this, I hope they will enjoy it. And we would like to be happy to seeing Estonians to be here as a tourist always. And I would like to guide them also in the trips and to show them what is nice in Turkey, what is the nice view, also shop and also historical monuments and so on. So I wish them to see them also always here. Kahjuks muidugi see ei ole viimane koht, mida külastame. Miks kahjuks? Sest ees veel ootab lennujaam. Lennujaamaga lõpeb tavaliselt kõik reisid, aga me ootame teid iga kord tagasi ja mida rohkem, seda parem. Imeline reis Türgis koos testuuriga, aga täna see on kõik, mis me saime teile näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube-kanalit ja veel infot te leiate Lifestyle Baltic uues ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli näeme juba järgmisel nädalal TV3 Elustiili saates.